Kui lehe ja teksti vormistamisega on kõik korras, siis saab hakata tegema tiitellehte. Tiitellehel on kõige olulisem osa töö nimi, aga seal on veel teisi nimesid ka, mis peavad olema, selleks et saada aru, et kes ja kus on seda tööd üldse teinud. Alustan kooli nimest. Paigutan teksti keskele ja kirjutan kooli nime. Kooli ametlikus nimes on esitähed suured. Nüüd saab edasi liikuda. Liigun edasi Enteriga. Ja selleks, et ma näeks, kui kaugele ma edasi olen liikunud, peaksin zoomima ennast natukene välja. Panen 75% ja olen üsna, natukene võiks veel. Siia lahtrisse saab ka käsitsi kirjutada ja 65% peaks olema päris paras. Nii. Ma ei ole küll päris lehe keskel, aga täpselt selle koha peal tegelikult ongi hea kirjutada töö autori nimi. Loomulikult siia kirjutab igaüks oma nime. Siia alla kirjuta klass, kus sa seda loovtööd parasjagu tehes oled. Näiteks kirjutan seda 8. klass, mis meie koolis on tavaline. Nüüd jätan ühe tühja rea vahet ja panen tähe suuruseks 18. See on selleks, et nüüd siis töö pealkiri muude nimede vahelt paremini välja paistaks. Töö. Kui töö pealkiri on ära kirjutatud, panen 12 suuruse tagasi, liigun edasi. Sellest tühjast alast, mis nüüd allapoole jääb, sinna keskele, on vaja kirjutada juhendaja nimi. Teeme seda niimoodi, et paneme joonduse paremale. Juhendaja. Ja paneme järgmisele reale juhendaja nimi. Siin tundus, et tekkis trükiviga. Kui nüüd juhendajaid on mitu, siis peavad olema ikkagi kõik juhendajad ära toodud. Lähen Enteriga edasi ja paigutan ennast jälle keskele. Nüüd on vaja välja jõuda lehe alumisse serva. Vaatame, kui kaugele ta laseb, enne kui viskab järgmisele lehele. Lähen Enteriga edasi, lähen palju sai. Tõmban backiga tagasi või panen hiirega ennast siia kõige viimasele reale. Ja siia kirjutatakse koht, kus tööd tehakse või kus töö toimub. Ja meie koolis toimub töö Kuldres ja lisaks tuleb kirjutada ka aasta, millal töö tehti. Zoomin veel natukene välja, vaatan, kuidas jäi. Panen 50% ja üleval kooli nimi, keskel suurelt 18 suurusega töö pealkiri, selle peal töö autor, all servas koht ja aasta ja pealkirja ja koha ja aasta vahel on siis juhendaja nimi. Ka tiitellehel ei tohi kasutada mingisuguseid teisi ilusaid või vähem ilusaid fonte, ainult Times New Roman
sobib. Kui nüüd tiitelleht on valmis, siis saab minna juba töö järgmiste osade vormistamise juurde.